récréation, oiseaux, oui, mais pas des pigeons. Dans récréation, on se laisse parfois faire dans le nom. Dans récréation, la vie est courte et Yes. Tere! Mina olen hetkel Razel. Ma ei tea, kas ma olen natuke saanud ka natukene pruunivat jume. Vist ei ole saanud. Sama valge nagu enne, mul on luik. Küll mina praegu reisil. Ja käisin näiteks, tähendab reisis algas, eks ju, läksin Belgiasse. Antwerpenis olime. Uskumatult soe oli seal. Seal oli nagu soojem kui Türgis või kuskil Aasias, ma ei tea, 35-36 konstantselt lihtsalt higistasid nagu saunas olid, see on tulnud. Aga ei, kõik oli väga okei, kõik oli väga lahe. Ja et Antwerpenis oli tõesti soe ja väga ilus linn on Antwerpen, käisin ka Brüsselis näiteks. Väga palju turiste. Kõik tulevad seda pissivat poissi vaatama. Surve on hea, Brüsselis vaatasime natuke vaatamisväärsus ja seal oli veel soem kui Antwerpenis, see on täiesti uskumatuna, mitte midagi teha, see on pidi nüüd vette jooma. Ja selle vees ja kohe higistast välja ka. Küll väga tore oli, tõesti oli. Belgias oli tõesti tore. Kuulsime tänavamuusikaid, kuulasin. Praegu näiteks ma olen Hamburgis. Hamburgis ma veedan siis terve ülejäänud aja siis oma reisist ja siin eile alles saavusime, et eriti veel midagi üle teinud. Me ikka tegime. Me käisime näiteks sõitmas paadiga nende Hamburgi sellistes kanalites, eks ju, mis seal on. See kõlab küll väga selliselt romantiliselt ja väga selliselt, eks ju, selliselt ilusalt ja lihtsalt, eks ju, aga no tegelikult see oli väga stressirohke, ma ei hakka siin üldse isegi valetama, et see oli ikka täitsa ei osanud eriti juhtida seda paati. Mariin, tšau! On väga... On stressirohke. Mina puhkan siin praegu. Mulle anti luba. Oota, mingi vrut. Mariin, ta sealt poolt. No, kuidas? Las ma istan. Jaa, ei ole aeg praegu esinoosu vaat. Jeesus Maria. Sõitsime nagu ühest jõeservast teise niimoodi, pendeldasime vasak-parem, mis me ei suutnud otsa hoida. Aga sõitsime 2 tundi seal ja siis saime lõpuks tagasi sinna, kus me tulime. Väga lõbus oli tegelikult, seal oli siuke väike kohvik oli isegi tehtud, see oli nagu sarnanest täiega Veneetsiale. Ma ootame praegu kohviku järjekorras siin paadis. Kafe. Eks me jõuame veel teha midagi, siis muidugi ma annan teile teada, mis ma teinud olen, postitan ja filmin ja kui ma näen midagi huvitavat. Vot, aga siiamaani siis aitäh, et kõik, kes seda blogi üldse jälgivad, seal on üllatavalt palju inimesi, kes seda vaatavad, nii et suur aitäh teile. Väga tore, loodan, et meeldib, kindlasti jätkan seda iga nädalaselt. Ja kindlasti pange ka subscribe. Eks ju. Super.